tervist! Kui sul on erinevatel põhjustel nõrk olemine, käsil üksildus, eesti keeles on meil 2 täiesti erinevat sõna, üks on üksindus, see on hea, ja teine on üksildus, see ei ole nii hea. Siis ikka tuleb sulle ette täpselt õige tekst, selga tuleb sõbratari bluus, pähe tuleb mini ja kaabu. Sa istud ühe õunapuu all ja teed koos oma heade eesti keele sõpradega korda teksti, mille pani ühismeediasse Sirje Arm. Selle teksti ingliskeelne pealkiri oli Friendship Recession. Selle pealkirja ma tõlkisin täitsa ise ja nimetasin sõpruse taandumiseks. Võid seda tõlkida ju ka hajumine, vähenemine, hääbumine, kadumine. Igasuguseid sünonüüme meil on. Niisiis Friendship Recession teksti puhul meie korrastame metatõlke eestikeelseks, siis me kirjeldame oma sõpruskonnaga toimuvat, kuidas sinu konnadega on, vähenevad, kaugenevad, taanduvad, resesseeruvad või mis seda peame küll me kõik ilmselt tunnistama, et sõpruskond muutub, on täiesti teised inimesed meie ümber tekkinud, ehk siis senised inimesed on läinud oma teed, aga asemele tuleb six-packidena neid hingi, kellega meil süngib praegu just. Ja mõned on sellised, kes on aastakümneid ja on aastakümneid ja jäävad olema aastasadu ja aastatuhandeid. Niisiis, mis meil see meta tegi siis nüüd tekstiga? Tavalise asja. Päris eesti keel ei ole, hakkab olema. Lugesin hiljuti üht artiklit ajakirjas Harvard Business Review. Selle me peame panema kursiivi sellepärast, et see Businessi revüü Harvardist on ingliskeelne. Jutumärkides ei ole perioodilised väljaanded, aga ingliskeelne sõna on kursiivis, see on laineline joon, kui tohib paluda. Ühtlasi muudame ära käände, sest kui sa lugesid ajakirjas, siis sa istusid ise seal ajakirjas. Sa lugesid kust kohast ajakirjast. Lugesin hiljuti üht artiklit ajakirjast Harvard Business Review. Seal toodi välja järgmised mõtted. Esiteks, sõprussuhete vähenemine. Järgmises lause osas on jälle seesama vähenemine ja me peame üht-teist muutma, see on lihtne. Lähedaste sõprade kiire. Järgmine vähenemine võiks siis olla, mis ta on meil siis? Kahanemine. Nimelt kahanevad, just ongi olemas sünonüüm ja see on muutumas ülemaailmseks nähtuseks. Teiseks aastatel 1990 kuni tänapäevani. Mis me teeme? Käände muudame eesti keele moodiseks, ehk siis aastatest
aastatest 1990 kuni tänapäevani on USA-s nende inimeste arv, kes ütlevad, mul ei ole ühtegi lähedast sõpra, toome ettepoole jutumärkidest. Konksuga teeme seda niimoodi. Sain pihta. Sain küll. Niisiis kasvanud 4-kordseks, nüüdseks on see juba 12% inimestest iahid, kellel ei ole ühtegi sõpra. Minul on üks õun igal aastal selle õunapuu otsas, ühe õunapuu. Nii vähe palju ongi õnneks vaja. Kolmandaks samal ajal on nende inimeste hulk, kellel on 10 või rohkem lähedast sõpra vähenenud 1/3 võrra. Kas sul on 10 või rohkem lähedast sõpra, kas nad on lähedased? Ahaa. Neljandaks, sarnast olukorda nähakse ka India linnades. Tutvusringkonnad kasvavad. Ühismeedia ju. Kus sa saad? Ikka võtad need sõbrad vastu ja follow'd kedagi ja müksad pocket kedagi. Nii äge. Tutvusringkonnad kasvavad, kuid päris sõprussuhteid jääb vähemaks. Viiendaks, varem suheldi rohkem võõrastega kohvikutes, klubides ja üritustel. Tänapäeval võivad inimesed olla üksildased, väga hea sõnavalik metal, mitte üksikud, vaid üksildased, lonely, isegi rahvarohkes kohas ja abielus. USA-s on viimase 2 aasta jooksul üksi. Teate mis? Kasutame natukene pikemat varianti. Üksinda söövate inimeste arv kasvanud 29%. Me söö üksinda. Me sööme arvuti juures mingisuguseid asju tehes ja see on omakorda päris halb, sest öeldakse, et sa süües, tööd tehes ei tee kumbagi asja päriselt ja scrollides sööd sa ühtlasi sisse endale igast jama, mida sa sealt keskkonnast parasjagu just loed, selle sina sisse sööd üksinda. Mine Ronja. Niisiis, 7. Stanford University on isegi loonud sõprusele pühendatud kursuse. See ei ole ainult sotsiaalne probleem, ütleb 8. punkt. See on kultuuriline probleem. 9. aja leidmine sõprussuhete jaoks ei ole enam luksus, vaid vajadus. Sest 10. üksindusest võib saada harjumus või isegi sõltuvus. Asotsiaal oled siis. Kui me ei väärtusta sõprussuhteid, võime kaotada mitte ainult võimaluse uusi sõpru me ei loo. Neid on loonud nende ema ja isa. Uusi sõpru leida või siis võimaluse luua uusi sõprusi, pigem võimaluse leida uusi sõpru, vaid ka olemasolevad vanad sidemed. Uuringud näitavad, esiteks üksindus suurendab südamehaiguste, dementsuse ja enneaegse surmariski. See ei peagi olema ei deprekas ega murtud südame sündroom. Süda kui armastuse organ ei taha üksi lüüa
ja lööbki viimast korda. Nii on. Teiseks selle mõju tervisele on võrreldud isegi 15 sigareti suitsetamisega päevas. Kolmandaks, sõprus on oluline meie vaimse, füüsilise ja emotsionaalse tervise jaoks. Neljandaks, Harvard Study of Adult Development näitab, et tõelise õnne ja hea tervise üheks olulisemaks aluseks on lähedasemad suhted. Viiendaks, raha saab teenida ja staatus võib muutuda, kuid tõeline sõber on see, kes jääb sinu kõrvale igas olukorras. Olenemata sellest, kuidas sul selle kontoga, rahaga, staatusega parasjagu on. 6. Sõprus on rikkus. Nüüd, mis ei kulu kunagi otsa, on hübriid 2 väljendist. Ei kulu ära ja ei saa otsa. Nii siis meil tuleb valida, kumb 2 väljendist kasutusele võtta, et ei oleks hübriid. Mina kasutan punast pliiatsit selleks, ma ei tea, kumb parem on. Ei kulu ära, ei saa otsa, ei lõpe otsa. Mis ei kulu kunagi ära. Teate, see on 2 mõttes hea, sellepärast ka, et ta on teise tähendusega, mitte ainult, et ta ei lõpe otsa, ei kulu ära. Ta ei kulu ära ka selles mõttes, et ta ei ammendu, ei nüristu, ei kõmmelda. Sellised sõnad ka. Ära lepi ainult pealiskaudsete tutvustega, väärtusta sõpru, sest head sõbrad on tõeline varandus. Hoia oma sõprussuhteid, leia aega, lisame sõna neile. Leia neile aega, andesta, loo ühiseid mälestusi. Väga jäigalt võttes peaks olema see lause nüüd lõpus süüumärgiga sel lihtsal põhjusel, et see on käsk. Aga kui me hakkame siin praegu seda märki hüüutama, siis see on üle võlli. Tekst on õrn, tekst on leebe, tekst on veenev, mitte käskiv. Ehk siis me ei pane siia hüüumärki, näete, vaid loeme 8. punkti. Elu muutub palju ilusamaks koos tõeliste sõpradega. Sirje Arm, aitäh vahendamast. Meta, aitäh tõlkimast. By author. Teate, selle me võtame siit lihtsalt ära. Selge, et selle kirjutas autor by author ja Sirje Arm saab endale ilma tühikuta kohe järele oma enese kommentaari. Nii on. Ei ole üldse väga punane tekst, hämmastavalt hästi isegi. Sina kirjutad paberi teisele küljele veel paremini ja ühtlasi, kui veel mängida viimase lausega nii on, siis tugevam, volüümikam variant on nii see on. Igas keeles seda kasutatakse, aga minule meeldib veelgi enam tugev. See on tõde. Tõde on suure algustähega ja fraas lõpeb hüüumärgiga. Näe, vot nüüd on vintske värk. See on tõde. Da будет так. And so it is and let it be. Ole hoitud, kallis.